Aastavahetus möödus paljudel pealinlastel veejahil. Kui enamasti tuleb vesi kraanist, siis aasta viimasel päeval ja südaöölgi paljudes kohtades mitte. Mul on väga kahju, et inimesed ei saanud tavapäraselt vana aasta õhtut veeta, et paljud pidid tegelema vee varustamisega, millega pidi tegelema Tallinna Vesi. Tallinna Vee poolt ma vabandan ja ma luban, et me teeme kõike selleks, et järgmistel aastatel sarnast olukorda ei tekiks. Tallinna Veeteatel ei olnud probleem külm ilm, vaid külm ilm koos tuulega ei lasknud Ülemiste järvel jäätuda, küll aga jahutas vett. Nii blokeeris Nõel jää 4x5 meetrit suuruse veevõtuava, kus Tallinn oma vee saab, 4000 kuupmeetrit tunnis. Nõel jää tähendab seda, et veetemperatuur on alla nulli, vees tekivad jääkristallid, mis kokkupuutes teiste esemetega, näiteks metalliga, lähevad katki ja tekitavad jääd. Kui 31. kuupäeva hommikul Nõeli jää hakkas tekkima, siis hommikul on meil külmunud veevõtu koht. See tähendab seda, et on tekkinud sein jääst, mis ei astnud ühtegi tilka vett edasi protsessi. Tallinna Veel on mahutid, kust piisaks 10 tunniks ka veevõtuta, aga aasta viimasel päeval on tavalisest 1,5 korda suurem tarbimine ja kui veevõtu ava tuukrite poolt lahti raiuti pärastlõunaks, jäetus see koheselt uuesti. Linnas kogunes öö läbi töötanud kriisikomisjon. Ma elan teisel korrusel, oli vesi nõrgasurvega olemas. Kõrvaltänavas, kus külas olin, oli samuti vesi nõrgasurvega olemas. Mõjutas aastavahetust seda palju, et korraga vaatasid, et aastaarv on muutunud, aga käed-jalad olid sellel hetkel ikkagi veel tööd täis. Lõpuks purustati jääseina 4 korda. Õhtuks olid veevarud otsakorral, põhjaveepumbad käivituvad aeglaselt ja aegamööda kadus surve torudest. Veesurve on olnud linnas madal, see oli madalam, kui on ette nähtud ja kõige rohkem on seda tundnud Vastamäe elanikud, kuna Vastamäe asub kõrgemal kui teised linnaosad. Pidevalt me oleme nagu vett linna andnud, alumised korrused, kui me räägime kesklinnast, Mustamäes, Haaberstis on kindlasti olnud veega, aga kõrgemad korrused olnud ilma, kuna me ei suutnud tagada piisavad veesurved. Tallinna Vesi ja linnavõim arutasid, kuidas jagada olemasolevat vett ja survet ning maksimaalselt saada kasu puurkaevudest, mille käivitamine ka ei toimu ju hetkega. Küll sünnitusmaja esimesel korrusel minu teada oli vesi kogu aeg olemas, kõrgematele korrustele see ei jõudnud, aga majas varustus oli olemas. Mustamäel lastehaigla ja PERH olid veevarustusega tagatud. Tallinna Veel on võimalik oma torustiket soneerida nii, et lasta siis näiteks Nõmme kandis olevast puurkaevust sinna tsooni vett, mis ei tule Ülemiste järvest, aga pigem siis maapõuest. Enamus puurkaev oleks töörežiimi saavutanud alles 1. jaanuari hommikuks, aga hilisõhtul tuul rauges, järvepind jäätus, lahenes jääkristallide probleem ehk lõppes sisuliselt veealune jääviim. Ja kuigi viimati toimus selline ilmastiku kokkulangevus ligi 50 aastat tagasi, siis kas ongi Tallinn tegelikult pidevalt talve tuleku riski all, et tuul ja külm koos võtavad veetorudest? Me analüüsime, milliseid tehnoloogiaid on võimalik kasutada, kui palju need tehnoloogiad maksavad, kas need tehnoloogiad töötavad igas olukorras, sest olukorrad on erinevad ja me kindlasti teeme ka, ütleme nii, parandusi või siis mõned ettepanekud oma kriisiplaanidesse. Sellise plaani peab esitama Tallinna Vesi 6 aja jooksul. Veel kord inimestele meelde tuletada, kui me räägime omavalitsuste ja päästeteenistuse poolt, et igal inimesel peab olema oma isiklik kriisivaru, nii vee kui ka esmatarbekaupade osas, siis palun võtke seda tõsiselt. Praegu me pääsesime väikese ehmatusega, aga kui see olukord oleks pikem, mis nõuab pikemat sekkumist, siis ei saa öelda esimese 2 tunni pealt, kus veesurve on madalam, et meil on kriis. Et see oli ajutine ebamugavus, jah, vana aasta õhtul ebamugav, aga tõsisest kriisist oli asi veel kaugel.